Tänast videot motiveeris mind osaliselt tegema see, et Kati taimepark hakkab vaikselt elutoas aknavaadet varjama ning kurgid tahavad läbi lae kasvada. Teisalt aga see, et üks hommik Marketplace'is scrollides, otsides odavaid rattajuppe, nagu ma ikka teen, sattus mulle ette päris mitu sellist ise valmistatud küllak ja primitiivset lillekasti, mis minu arvates on väga kõrgelt hinnastatud ning ma tahtsin järgi proovida, kui palju siis ühe lillekasti tegemine ikkagi täpselt maksab ja kas need hinnad, mis Marketplace'is üleval on, vastavadki tänasele reaalsusele. Selle jaoks, et see välja selgitada, ma ei ehita mitte üht, vaid lausa kaks hiigelsuurt rõdukasti. Rääkides kõigepealt materjalist ja töövahenditest, siis kasti materjaliks mina valisin terrassilaua, 28 paks, 120 lai, see on sama materjal, millest mul terrass on ehitatud. Ja ma soovitan sellises kohas kasutada just tehase immutatud materjali, on ta siis terrassi laud või mingisugune muu laudmaterjal. Aga tehase immutuse kasuks räägib see, et tehases immutatakse neid asju vaakumis ja see immutusvahend lihtsalt imendub oluliselt sügavamale puidu sisse, kui seda pärast käsitsi pintsliga tehes, nii et kui ta on pidevalt selle mulla ja niiskusega kokku puutes, siis lihtsalt see materjal kestab kõvasti kauem. Ja lisaks siis põhja jaoks ning nurkade ühendamiseks 45x45 feveldatud pluss ning kõige olulisem asi saag. Loomulikult on kõige parem tööriist selle jaoks järkamissaag, aga kui järkamissaagi ei ole ja võib-olla pole hoiustamisruumi või ei taha niisugust suurt kolakat omale osta, siis ma tegin väikse eeltöö depos. Umbes 30 euro eest on võimalik omale osta käsiketassaag, mis teeb sisuliselt sama puhtad lõiked kui järkamissaag. Aga kui nüüd tahaks veel soodsamalt läbi ajada, siis variant on kasutada ka tikksaagi ning kui ikka eriti ökonoomitada, siis umbes 5 euro eest on võimalik osta omale käsisaag. Korralik terave hambaga käsisaag lõikab täiesti uskumatult hästi. Kuna mul on järkamissaag garaažis olemas, siis ma lõikan nüüd kogu kastimaterjali ühe korraga välja ja siis hakkame teda kokku panema. Kõige lihtsam on seda kasti siis kokku panna mingisuguse sileda pinna peal, näiteks terrassil, ja need enne mainitud prussijupid lähevad kasti nurkadesse. Nende eesmärk on see, et kui ma nüüd hakkan seda asja kruvida ja kokku laskma, siis ma saan siit kahelt poolt seda kasti külgesid lasta kruvid sellesse prussi. Ilma selleta ma peaksin need laua otsad hästi kohakuti rihtima ja siis proovima siit kruvi panna otse piki seda külgmist lauda, aga siin on suur oht, et see laud lööb lõhki, eriti kui tegemist ei ole väga värske materjaliga, mis on juba mõnda aega kuivanud. Ja nüüd, kui see kastiraam on valmis, siis ma keerasin ta korra tagurpidi, mul on hetkel põhi ülesse poole ja ma teen siia sisse 245 plussist põhja jaoks toestuse. Põhjaosa kinnitamise juures ei ole tegelikult mõtet eriti nagu hulluks minna, sellepärast et kuigi tahaks siia hästi palju kruve lasta, siis tegelikult on see, et kui see kast nüüd teistpidi keerata, siis kogu see mulla raskus hakkab toetama otse selle põhja peale ja see põhi omakorda siis toetub põrandale või muru peale või kuhu iganes parasjagu te selle kasti asetate, nii et tegelikult siin selle põhja ning kasti külgede vahele erilist mingisugust jõudu ei teki. Kuna minu kast tuleb ratastel ja see põhi vajab võib-olla natuke rohkem toestust kui niisama muru või terrassi peale tõstes, siis ma panen talle siia kaks sellist lisatoestuskaigast ka otstesse ja ühe veel keskele, mis aitavad rattaid paigal hoida ja lisavad natuke jäikust. Rattad on mul pärit depost, olid jube odavad, mingi, ma ei tea, 60-70 senti äkki tükk. Ja ma panen kokku 5 ratast, sest ma kartsin, et see pisikene ratas siin terrassi laua või muidu ei taha väga hästi veereda, kui see mulla raskus ja kõik peale tuleb. Kui mu matemaatika nüüd paika peab ja ma ta siin oma koha peale ära veeretan, siis ta peaks nüüd mul kõrguse poolest kattuma selle terrassi servaga. Ja nüüd on aeg ära mõõta kasti sisemine sügavus, võtta siit mingisugune 10 milli maha, et oleks siuke mõnus mänguruum ja hakkaks kiiluma ja lõigata siia lihtsalt hunnik seda terrassi lauda niimoodi risti kasti sisse. Ja oluline on panna need lauad just nimelt risti, sellepärast et kui panna need pikki kasti, see on oluliselt vähem saagimist, aga siis kannatab tugevalt see kasti kandevõime. Et siin selle risti, ütleme, mingi 500 mm peale on see laud ääretult tugev, aga kui ta panna 1,5 meetrit pikkusesse kandma, siis kandevõime väheneb tugevalt ja see laud hakkab keskelt läbi vajuma ja see muld vajub lihtsalt siit kasti vahelt välja. Mul jagunes see asi siin natuke paremini, kui ma isegi arvasin, aga mis ma tahtsin näidata on see, et siia jääb mingisugune vahe, eks. Aga sellest ei ole tegelikult midagi, sellepärast et kastist peab vesi saama välja voolata. Ja mis siin teha on lihtsalt see, et sättida need lauad umbes niimoodi, et siin oleks, ma ei tea,
3-4 suuremat vahet selle kasti peale. Neid põhjalaudasid nagu ülemäära tugevalt kinnitada pole tarvis, sest mulla raskus tegelikult niikuinii lõpuks surub selle kõik kokku. Ma panen igale lauale ühe kruvi lihtsalt selle jaoks, et vahed paigas püsiksid nii kaua, kui ma mulla sisse kallan. Nüüd, kui see põhi on siia paika pandud ja tundub, et need vahed said ikkagi küllaltki väiksed, nagu mul siin praegu, eriti arvestades, et niiskusega puit paisub, siis kõige lihtsam lahendus on võtta akutrell ja üks mingisugune umbes 10-15 vahemikus puur ja lasta siia põhja lihtsalt, ma ei tea, iga 30 sentimeetri taha üks auk. Selle jaoks, et see muld siit kastist välja jookseks, tuleb siia midagi põhja panna. Mul on siin terrassi ehitusest jäänud 2 tükki geotekstiili, mis on täpselt paraja mõõduga. Ma kasutan ära need. Ilmselt alternatiivina oleks okei pannagi lihtsalt mitu kihti tavalist pappkasti, seda lainepappi. Kui te teete kasti, mis on selline küllaltki pikk nagu minu oma, siis sellega tahes-tahtmata juhtub selline asi, et kui te jätta niimoodi lihtsalt lahti, siis hakkavad need küljed mulla raskuse all ajapikku laiali vajuma, lõpuks läheb ta punni. Ja selle jaoks, et seda vältida, ma panin siia keskele sellise lisatoe, mis nagu piltlikult jagab selle kasti 2, aga tegelikult teeb seda, et ta seob selle nii-öelda esimese ja tagumise seina omavahel ära ja ei lase tal lääpa vajuda. Ilmselt nii mõnigi märkas, et kui ma seda põhja siia tegin, siis ma jätsin siia serva sellise väikse tühimiku või astme. Ja selle oli täitsa oma eesmärk ka, me kinnitasime mõlema kasti sisse sellised abiraamid, mille vahele ma tõmban nöörid edasi-tagasi ja mööda neid saavad mu kurgid kolida ära elutoa akna eest ning hakata siin ronima kõrgele ja kasvatama hästi palju maitsvaid kurke. Ja ongi kastid valmis. Nüüd võib võtta mullapakid, selle sisse kallata ja siis saab juba istutamisega alustada. Aga nüüd siis kõige tähtsam osa, et mis see kastide ehitamine maksis ja kas tasub ennast ära või tuleks ikkagi kastid osta. Ma tegin sellise arvutuse, et ühe kasti peale mul kulus täpselt 6 3-meetrist terrassilauda, umbes pool karpi, ütleme 100 roostevaba kruvi ja 2,45 × 45, 2,5 meetrit pikka prussi. Ja see kõik läks mulle maksma ei rohkem ega vähem kui 47 eurot ja 25 senti. Ja selle hinna siis on tegelikult arvestatud ka rataste hind. See oli natuke kallim, kui ma tegelikult oleks arvanud. Ma arvasin, et ma saan hakkama kuskil 30 euro ringis, aga tuleb arvestada, et need kastid on 1,7 meetrit pikad ja päris mahukad. Nii et kui ma tegin kiire nüüd otsingu Marketplace'is, siis ma olen ikkagi umbes 3-kordselt võidus ja nende selliste kastide ehitamine on tõesti ülimalt lihtne ja ma arvan, et kui tükid ette ära saagida ja korraga ehitada, siis no tunniga paneb selle kasti kokku küll. Nii et jah, tegelikult see ise ehitamine on igati lõbus ja tore ettevõtmine ja raha saab ka korralikult säästa. Andke mulle kommentaarides märku, kas te oleks midagi teistmoodi teinud, kas võib-olla mul on midagi teilt õppida või hoopis tahate midagi küsida. Kui teile mu sisu meeldib, olge head, tellige mu kanal ning kohtume jälle järgmises videos. Tšau!